Tere, minu nimi on Mardo Männimägi ja sa vaatad One Stage vestlust number 37. Kõigepealt ma tahan tänada sind, meie armas vaataja, kuulaja. Tohutult on kasvanud meie jälgijate hulk ja kui äge on vaadata, et sa oled hakanud vajutama follow ja subscribe nuppu. Sügav kummardus. See on ainuke mõõdetav tagasiside, millest me saame lähtuda, nii et kui sa seda veel ei ole teinud, siis palun tee seda. Sest siis garanteerin sulle, et sa saad alati teada, kui me midagi avaldame, kui uus episood läheb ülesse või mõni huvitav väljaütlemine YouTube'i lisandub. Tänane külaline. Enne kui ma räägin tänast külalisest, kõigepealt ma tänan muidugi ka meie toetajad CNC, kes põhimõtteliselt tuli meile terveks 5. hooajaks appi ja sügav kummardus, väga hindame seda. Lisaks on meil päris palju väiksemaid, väga visasid Eesti toetajaid, ettevõtjaid, kes on meile õla pannud alla ja näevad selles projektis midagi. Ma tahaksin väga tänada Ecosit, ma tahaks tänada väga Apollot, ma tahaks väga tänada Stillframe'i, kes selle siin salvestab. Muidugi ei jäta ma mainimata Kiosk 3, kus me täna oleme, kus me seda episoodi salvestame. Rahu, Berrici, kes veel meiega on? Meiega on palju, aga lisaks tooksime välja Denim Dreami ja Ecoshi. Iga väike toetus on meile väga oluline ja kui lahe on teiega kõik koos lennuta. Tänane külaline, see ei ole üldse saladus, ta on üks suure südamega mees. Miks? Ma olen läbi oma karjääri temaga paar korda kokku jooksnud erinevate saadete võtetel Green Roomis istunud, rääkinud, filosofeerinud. Teadupoolest on ta oma elus teinud 8 aastat judot, aga me tunneme teda ikkagi laulmise järgi. Stefan. Tere kõigile! Tere taas! Kas oli esimene Väga ilusad sõnad. Aitäh, Mardo, et kutsusid mind. Mul on väga hea meel siin olla. Aitäh teile kõik, kes te tulite meid kuulama. Et see on väga imetlusväärne, et selline mees võtab julguse kokku ja teeb sellise ägeda asja. Et ainulaadne, omalaadne, põnev, äge, tubli. Ja mul on suurim hea meel siin täna olla, kuigi mulle väga ei meeldi jutustada, nii et ma proovin natuke anda endast parima, sest et mina ei ole kõige suurem jutumees, nii et kui sina paned mind rääkima, mul on hea meel. Sul oli palju tugevam intro kui minul sulle, aga ma võtan need komplimendid vastu. Kas see oli esimene kord, kui sind kutsuti, kui tutvustati, et sa oled judot teinud? 8 aastat. See on esimene kord, kui mul on öeldud, et laval astub judot teinud mees. Et tavaliselt ikka on öeldud, et laulja või kes veel? Laulja. Tavaliselt ikka laulja, muusik, laulukirjutaja. Sa oled teinud suuri samme? Suuri samme, jah. Eurovisioon on tõesti suur samm. Kõik need väiksed sammud on kokku suur samm minu jaoks, et kindlasti see, et mina läksin Eurovisioonile, mängis väga suurt rolli minu elus. Et ma sain aru, et maailmas on ükskõik, mis sa ette ei võtta, kõik on võimalik. Et ei tasu seada endale piire. Ja kui sulle endas see hääl räägib, et sa suudad seda ära teha, siis nii tavaliselt ongi lihtsalt vahepeal keegi viskab võib-olla tõkkeid ja kahtluseid, siukseid asju vahele. Et ma kuulan, ma olen ma võtan kuulda, tähendab, aga ma ei kuula. Ma vaatan, aga see on nagu meestel ikka. Ma mõtlen just seda, et kui inimene vaatab Eurovisiooni,
ma ei tea, miks ma räägin sellest esimesena, jah, siis tundub, mis see on, siis suht pead olema nooti pidama siin vaatamärki ja lava peal olema, aga mis töö seal taga kui on inimesed vaatavad Eurovisiooni, siis me peame olema päris sellised ausad. Inimene esimese asjana vaatab, kes seal laval on. Enamik. Praegu on läinud selliseks võib-olla rohkem show'ks, et seal mängib muidugi story, et kes sa oled, mis sa seal laval teed. Et ütleme, kui see on võib-olla väga robustne näide, et minul keegi lähedastest on lahkunud ja ma toon nagu ütlen, et see lugu räägib sellest suurest valust, mis minu elus on juhtunud, siis see lugu kõnetab ju palju rohkem, kui ma lihtsalt laulan mingist kurbusest. Ja. Mis muutus sinuga sel hetkel, kui sa said teada, et sa lähed esindama ja tagasi tulles? Mis Stefanis muutus? Nagu ma alguses ütlesin, et ma tundsin, et pole piire. See oli esimene eufooria hetk. Muidugi seal Itaalias, mul oli Itaalias, Torinos, oli väga odav limoncello. Ja meil oli väga tore tiim. Ja see juba ütleb nii mõndsagi, et oli lihtsalt hästi lõbus, me nautisime seda kõike. Ma ei taha öelda, et ma nüüd ennast täis jäin seal lihtsalt nautisime ja kõike seda protsessi ja kui veel lava peal nägin, et mul tuleb see nagu nii kergelt välja, et isegi kui kõik oli pekkis, meil oli lava oli seal tegelikult planeeritud täiesti teistsugune, et meil oli kõik visuaal tehtud, meil oli eraldi inimene tellitud, see tehtud 3., 4., sest tulime Itaaliasse, seal tuli välja, et midagi ei tööta. Nagu itaalastel natuke on. Aga teil oli oma tiim kaasas? Oma tiim oli kaasas ju, ei? Meil oli oma tiim kaasas muidugi, jah. Meil oli, meid aitas, miks ma ei tule nii, Jaagup Tuisk. Jaagup Tuisk aitas meil seda lavalist poolt. Ja... Ma mõtlen, võib-olla isegi detailidesse ei lähe, aga mis sinu sees, sest see nii-öelda publik on üüratu võrreldes ikkagi, siin vaatab põhimõtteliselt Euroopa. Seda sa ei mõtle, kui sa oled seal lava peal, sa mõtled rohkem, et nagu tavaliselt ikka, et sooritus oleks hea. See on nagu sportlastel ka, et kui tema läheb nüüd võistlema, kõik karjuvad, hõiskavad, see võib olla kogemusega võib-olla tuleb, et sa hakkad võib-olla natuke pöörama tähelepanu sellele ka, et inimesed on ümber. Aga üldiselt on ikkagi see, et sa keskendud oma sooritusele. Need 3 minutit sa oled nagu in the zone. In the zone. Ja korralik trenn on seal taga, harjutamised. Kordused. Jõhkrad kordused, lihtsalt laulisime seda lugu, ma ei tea, kui palju. Ma arvan, et üle 1000 kindlasti. Ma olen kuulnud lugusid, et kui sa käid... Väga tüütu. Tüütu. Selle kohta. Ütleme, et näitlejad vahepeal ütlevad, et ma ei tea, kas nad ütlevad, aga sa näitled kes teatris, iga õhtu lähed teatrisse ja vaatad seda näidendit ja nemad peavad seda iga päev täpselt sama tegema. Aga sina pead selle laulu tegema terve oma elu. Aga jumal tänatud, et mulle see lugu meeldib. Veel, õnneks meeldib. See on hea lugu, see on väga hea lugu. Sest hästi paljudel on selline artistidel, ma tean, et Jaak Joala enda kõige suurem hitt on koos, ma ei mäleta kellega, aga see on Lavanda ja talle ei meeldinud see lugu üldse ja tema ei teinud seda. Nii et mõtle, sa lähed artisti juurde, tema suurim lugu ja ta ei laula seda. Päris kurb. Väga kurb. Ma olen kuulnud legende, et Stefan seal proovides võtab oma padja kaasa ja magab vahepeal. Tõmban pingeid niimoodi alla, jah. Enne lavale minekut Ma vahepeal tegin sihukest asja, et ma tegin kätekõverdusi. Siis ma sain aru, et kops kokku enne lavale mineku. Aga ma tegin seda siis, kui me alustasime minu sõbraga Hansuga sellist asja nagu Vaie Duo. Meil oli bänd, kus me tegime elektroonilist mussi ja meie laivid olid sellised, kus me rohkem hüppasime, kui laulsime ja tegime. Et nagu noortel ikka lähed kluppi, siis fono käib ka juba. Ja sa ei pea midagi tegema, lihtsalt hüppad ja haibid, tõmbad rahva käima. Siis ma tegin kätekõverdusi ja tõmbasin lihased punni. Aga mis hetkel see magamiseks üle läks?
tulid lapsed. Une ei, laps. tegelikult oli varem, ei, ma ei tea. Siis kui võib-olla oli pingelisemad hetked, siis tõmbad nagu korraks kõik nagu, tõmbad nagu maha kõik. Ja kõige paremini, ma ei tea, ma suudan niimoodi, et ma lihtsalt panen niimoodi korra. Võib-olla isegi ei maga, ma nagu keskendun olen, et ma ei mõtle millestki niimoodi lihtsalt. Et mõne jaoks see võib-olla on, mis see on, jooga, et oled nagu meditatsioon, see oli minu meditatsioon. Me ei pane pahaks. Eurovisioonil tegin seda, siis tegin Eesti Laulul, ma mäletan. Et see aitab mind. Kui sa vajad hetke, sa võid hetke magada. Keegi pane pahaks. Praegu pole nii pingeline, nii et ma hea meelega ei magaks. See tundub minu jaoks müstiline, et inimene päeval magab enne mingit laval minekut, lähed Eurovisioon, enne kui sa lähed lavale, võtad padja, tõmbad toolide vahele, magad, ärkad, tõused ja särad. Lähed lavale, kukkesid pole, noodid. See on nagu raamat, ütleme, sa kirjutad ja mingi hetk tunned, et kurat, nagu nüüd peaks midagi tähtsat kirjutama ja siis sa teed väikse pausi, lähed, teed suitsu, kohvi, mis iganes keegi tahab teha, teeb nagu väikse vahepausi, et mõtled mujale. Ja siis tuled tagasi. Mul tuli hea mõte, et see väike paus annab minu jaoks nagu sellise uue mineku. Et võib-olla ütleme keegi seal mingi kommentaar või mingi see, et keegi tuleb, ütleb, kuule vaata, et ära muretse, et kõik on hästi, et see jääb mind rohkem nagu närvi. Et ma tean, et olukord on pingeline, mis sa mulle nüüd juurde nagu paned. Et aga kui ma nagu olen oma ette, siis mul on oma mõtetega. Ma mõtlen, et Stefan, sa tead, et sa saad hakkama. Aga miks sa pead muretsema, mis vahet seal on lõpuks? Et lased nagu ennast nagu, et nagu teed selle asja nagu enda jaoks väiksemaks põhimõtteliselt. Et see ei ole nii suur midagi. Ma arvan, see on hea mõte, öeldakse Stefan, ärka 5, 4, 3 mikrofon laval. Jah, see on ka hea. Ja, päris. Mulle meeldib hilineda. Sulle? Tead miks? Sa täna tulid siis ma ei mõtle üle. Sa ei mõtle üle, kui sa tuled hilis. Ma tulen liiga vara, siis ma tiksun, mõtlen, ootan. Mida su elukaaslane arvab sellest, et tähendab, sinu naine arvab sellest, et sa hilined? No ma piisavalt hilinesin niimoodi ilusti. Ma praegu... Ei, mida täna? Ma varasemalt jäin väga kõvasti hiljaks, aga see ei on nagu meelega. Et naine arvab, et hilineda ei tohiks. Nainel on väga head mõtted ja tegelikult ei tohi üldse hilineda, sest et inimeste aeg on väga kallis. Aga kui ma niimoodi viisakalt hilinen, siis sellest pole hullu, ma arvan. Räägime natuke hilineja Stefan Viljandis. Kirjelda oma, mis väike Stefan, mis toimetas? Väike Stefan? Ja. Väike Stefan käis väga mitmetes kohtades. Ta käis muusikakoolis, ta käis erinevates trennides, judo, nagu sa ütlesid. Ma käisin maadluses, siis ma käisin boksis, siis käisin tai-boksis, siis käisin korvpallis. Sa kogusid trenne. Aga võt jalgpallis ma ei käinud, 2 korda käisin, ei tulnud välja. Et mulle võib-olla meeldis rohkem, mulle tegelikult meeldis jalgpall kuidagi, aga nagu tead, mõne asjaga ei teki seda sidet. Et poisile võib-olla meeldib rohkem nagu näidata, kes on tugevam ja see kuidagi mulle meeldis. Aga mis sa võitlusspordis, sa lugesid mulle rida, sa lugesid 5 võitlussporti. Mis sa sealt kaasa võtsid? Miks? Mis sul selle võitlemise juures meeldib? Ma ei tea, mis ma sealt kaasa võtsin. Ma arvan, et distsipliin ja mida veel. Trennis, eriti võib-olla need trennid, kus mina käisin, on sellised suhteliselt mehised trennid. Et seal võib-olla on selline olukord pingeline, kus sa pead enda eest seisma. Ja see võib olla mänginud seda, et ma olen olnud enesekindlam, sest et väga raske on Viljandis niimoodi tol ajal, kui mina olin Armeenia poisina, et ma tundsin natuke ennast, et mul oli hästi keeruline nagu sulanduda Eesti seltskonda. Ja see, et ma olin käinud treenides, see tegi mind nagu enesekindlamaks.
et ma oskasin enda eest seista. Keel on sul kogu aeg nii hea olnud, nagu ta on? Tegelikult ei ole. Ma arvan, et tänu sellele, et mul on Eesti naine, on mul eesti keel läinud kordades paremaks. Kui ma lähen, kui te hakkate kuulma armeenia aktsenti, siis ma olen pinges. Et kui ma teen toosti, võib-olla tuleb vahepeal. Sest et ma olen hästi palju toosti teinud ja et need on kõik peast segami. Või kui ma ütlen midagi, ma ei tea, no ühesõnaga pingelises olukorras tuleb see välja. No püüame sind täna panna pingelisse olukorda. Ma lihtsalt mäletan, ma arvan 2018-19 on ju saatevõttel, ma ei ütleks, et sul oli siis teistmoodi keel. Kaua te olete koos olnud elukaaslasega? Varsti 8. 8. Okei. Kerge arvutus ütleb, et siis see teooria peab paika, jah? No naised muudavad mehi. Jumal tänatud. Jumal tänatud. Sul on 2 last. Teil on 2 last. Poiss ja tüdruk. Ja, suurepärased armsad lapsed. Oi, kas sa tunned, mis muutus sinu juures? Minust sai isa. No, sinust sai isa. Mulle meeldib olla isa. Ja mul on hea meel, et mina olen nende isa. Et ma olen hea isa. Ma õpetan neid olla tugevad eluks, head eluks ja targad. Ma arvan, et need on head väärtused, mis ma nendele annan. Ja hea isa õpetab. Aga mis teeb ühest isast hea isa? Milline isa sul oli? See, kes armastab. See, kes metsikult armastab oma last. See on kõige, ma arvan, suurem asi, mida isa võib anda lapsele. Ja muidugi jagada tarkust. Tarkust, sellist tarkust, mis nagu elus aitab. Mitte sellist tarkust, mis koolis aitab. Mida veel? Et oleks nüüd tark isa, kes jagab seda tarkust. Ja füüsiliselt oleks ka tugev. Ja. Sest et tugev inimene on mitte ainult see, kes on vaimselt tugev või lihastes, aga igast pidi tugev. Et kui ta ütleb sulle, et sina oled tugev poiss, mitte ütleb sulle kogu aeg, et mis asi sul, et sa ei kahtleks endas. Ja. Et sa tead, et sina oled tugev poiss. Ma ütlen sulle, et sina oled tugev poiss. Ja kui mina ütlen kogu aeg niimoodi, mitte nagu iga loopides, vaid kui ma näen, et ta midagi teeb, pingutab, siis ma ütlen. Tõsi. Ja. Et ma nagu, et tema on vaimselt, ta teab, et ma olen kõva, aga mitte nagu ülbelt kõva, aga et tea oma väärtust. Targad sõnad, tea oma väärtust. Aga mida esimene tuli teile tütar? Just. Esimesena tuli tütar. Mõtlen just, et kui kirjeld ennast selles protsessis. Sa oled ju all over the place, esinemised öösel ära, siin, seal. Kas oli kannapööre? Mõlemad korrad olid nii huvitavad. Esimene laps tuli siis, kui ma olin jõulutuuril. Ja samal ajal meil oli nii tihe graafik, me mõtlesime, et mis nüüd saab, et kuidas ma lähen nüüd, ma tahaks olla kõrval Vikil. Viki on minu naine. Et esimene laps tahaks näha, kuidas ta tuleb siia ilma. Siis mõtlesime, väga head ideed ei tulnud. Et tegin oma need esinemised järjest ja hakkas see tähtpäev lähenema. Minu tütar pidi sündima samal ajal kui mina. Arst ütles 24. detsember. Mina tahtsin väga, et ta sündiks 24. detsember, aga naine ei tahtnud. Ma arvan, ta meelega hoidis kinni teda. Igatahes tuli siis 28. detsember kätte. Minul on 2 esinemist samal ajal. Ja mul on nagu jõuluesinemised. Õnneks oli Tallinnas, sest meil oli üle Eesti. Meil oli kirikus, siis ma tegin esimese esinemise ära. Ei, kuidas see oli? See vist hakkas ikka öösel. Ma olin eelmine õhtu olin Viljandis. See hakkas öösel pihta, naine helistab, et Stefan tule. Mulle vist tundub nagu hakkab pihta. Ja siis ma ütlesin, et ja. Meil olime veel pubis seal, istusime peale esinemist, sõime rahulikult. Ma mõtlesin, et see on lihtsalt, et valud või tuhud, mis on. Et et see läheb üle. Ma olen näinud küll filmides, et naisel vahepeal need vaatab valud ja läheb üle. Ja siis ma istusin edasi
2 tundi läks mööda, ta ütleb, kus sa oled. Ma ütlesin, mis mul toit tuli alles praegu, et ma söön ära, kohe tulen. jah. Ja siis ma sõin selle ära ja läksin. Ja tuli välja, et asi oli tõsine. Ja no läksin sinna, siis õnneks meil oli eraämmand, et tema nagu ütles Vikile, et mida teha, kuidas teha, mine vanni, rahusta ennast. Mees kohe tuleb. Ühesõnaga ma tulin, panin ta autosse, sõitsime siis sinna majja ja kõik sujus väga hästi, laps sündis terve, kõik oli super. Ja mis see oli? Magamata öö ja muidugi Ainult üks või? magamata öö ja siis järgmine päev, mis kell laps sündis, 10 umbes oli vist, 10 aeg. Ja siis kell 12 oli kirikus esinemine. Kujuta ette, üks hetk sul on esimene laps, ma ei tea, kes teab, mis tunne see on. See on kõik ebareaalne, et sa mõtled, et kes see on, mis asi see? Et nii väike, et ei ole inimese moodi, et minu oma või no, et mõtled, et nagu peas on segadus. Ei saa aru ja siis järsku oled laval. Võt see huvitav. Ja teinekord oli niimoodi, et jälle naine ütleb, et kuule, et mul vist veed tulid ära. Ma ei tea, mis see tähendab. Ma ütlen, no. Ja siis ma guugeldasin AI-ga, et ütlesin, et nädal aega on aega. Nädal aega on aega, okei, siis on hästi. Nädal aega. Ja ma ütlesin, et kui tõsine sul see on, et mul tegelikult homme peaks nagu see lend olema. Et meil on uue laulu muuseuvideo Pariisis. Ta ütleb, no ma ei tea, otsusta ise. Tema ka ei tea, ta vaatas ka AI, mina vaatasin nädal aega, ma ei tea. Et küsisime ämmanda käest, ta ütles ka, et ega ei teagi. Vahepeal võib kaua minna, vahepeal võib samal päeval tulla. No siis mina otsustasin, et ikkagi ei lähe. Ja jumal tänatud, et ei läinud. Sest sama päeva õhtul läks jälle asjaks. Ja järgmine päev ma läksin Pariisi. Seda mõtlengi, et see graafik nähest, ma teen väga palju artistidel tööd ja ma näen neid graafikuid, kuidas esindatakse palju neid keikas, see on kaos. Et sinna vahele, et sa mõlema lapse sünni juures olid kohal. Kõlab. Mul vedas jah. Tobe oleks, kui ma oleks Pariisis ja siis hakkaks pihta, see oleks... No võimalused on. Ma räägin, naine planeeris hästi. Sa kirjeldasid, enne kui me läheme liigumiselt edasi, sa kirjeldasid väga ilmekalt neid situatsioone, kus Viljandis veel pubis olid ja jõudsid. Aga mis mehena sinu sees muutus? Kui laps tuli? Jah. Tead, mehena, laps. Siis kui... esimene laps tuli, ta on nii väikene, siis sa võib-olla ei ole nagu päris, sa ei tunne ennast nagu veel nagu isana. Pigem nagu, et sa tahad sa tunned, pead nagu hoolt kandma kellegi eest, kes on täitsa nagu saamatu, väikene ja armas. Ja mingi hetk, kui ta hakkab nagu juba midagi tegema, rääkima, siis sa võib-olla tunned rohkem, et sa oled nagu isa. Et enne, mul on vähemalt nii, ma ei tea. Aga sa pani natuke mõtlema, said sa paremini enda isast aru sel hetkel, kui sa isaks said? Eks ma olen sellele nagu isa olekuga juba, ma arvan, suht varakult, siis kui ma oma need peod olen ära pidanud, et ma tundsin, et ma tahan pere luua. Et mulle meeldib pere. Et see, ma tean, et see on üks elu suurim rikkus, mida ma saan omada. Ja siis ühel hetkel olen isa. Tuli, juhtus lihtsalt. Ja. Ma võtan teadlikult praegult, teeme kannapöörde, võtan ühe küsimuse publikust. Kes soovib küsida midagi Stefani käest? Stefan, sa räägid ilusti oma isaks saamisest, aga ütle, kas nimed panemisel otsustasid sina või sinu naine? Ja ütle oma laste nimed ka siis, kui see saladus ei ole. Minu laste nimed on Maia ja Maru. Esimene laps on Maia, tüdruk, teine on Maru. Ja esimese lapse nime me teadsime juba ette, et me tuli naljakalt niimoodi, et üks päev ma tulin koju, ütlesin, et äge nimi on Maia.
Siis ta ütles, et on küll jah, et mu esimese nuku nimi oli Maia. Naine ütleb, no siis otsustad. Mulle meeldis, et tahtsime, et oleks selline universaalne, et väljaspool Eestit saavad ka aru. Aga teise lapsega oli nii, et me vaatasime ühte, see on see Isad, Eesti seriaal või mis ta on? Papsid. Ja seal on üks väike poiss prillidega. Meile nii meeldib ta. Tema nimi, päris nimi on Maru. Meile meeldis see nimi, vaatasime, et äge nimi. Maia Maru. Kõlab kogu hästi. Ja siis meile kirjutas üks Instagrami üks naine, ütles, et kuidas te niimoodi, et meil on ka 2 last Maia ja Maru. Aus. Aitäh. Kas keegi soovib, võtame ühe küsimuse publikust? Nii, minu küsimus on siis selline, et kui üldjuhul kontserti planeerida, et mis vahe sellel oli võrreldes Eurovisiooniga? Kui seda lavalist osa nagu planeerida ja kõike seda? Kui lavalist osa planeerida, saad sa korra uuesti? Nagu selle taha üldjuhul läheb, et mis sa seal laval tahad teha ja kuidas sa tahad seda nagu laulu esitada ja kõike seda, et mis vahe sellel oli võrreldes nagu näiteks jõulukontserti või asjaga? Eurovisiooniga oli ikkagi suur vahe. Tavakontserdiga on see, et sa oleneb, kui on võib-olla suurem kontsert, näiteks mingi muusikaauhinnad või see, siis sa nagu paned rohkem rõhku. Aga Eurovisioonile me mõtlesime ikkagi teha nagu veel rohkem show'd. Ja siis kuidagi meil see läks nagu läks, sest itaallased vedasid meid natuke alt. Aga me püüdsime sellest hetkest viimast võtta. Hüppasin seal ringi ja olin ise. Et ma arvan, et see võib ka vahepeal aidata. Ja tegelikult sain päris hea koha. Ja, aga ega keegi tegelikult nii võib-olla ei mõistnud. Ainult teie teadsite, et seal oli üks äparduste hunnik. Või kuidas? Ei, mina tegin kõik hästi. Teised. Ja. Tavaline kontsert on nagu mina nii suurt nagu rõhku ei pane, et ma püüan hästi nagu lähedale inimestele jõuda ise nagu oma olekuga. Kui just ei ole klubipidu, et seal inimesed on täis ja pole nagu mõtet väga nendega rääkida. Nad tahavad lihtsalt tantsida. Aga kui on minu kontsert, siis ma püüan rääkida, jutustada, et ei ole nii suur rõhk show'l võib-olla. Et mina olengi show, et ma räägin ja vahepeal teen toosti võib-olla. Toost on põhiline tundub. Ja, vahepeal kutsun lavale kellegi. Midagi spontaanset, et oleks lõbus, põnev. Aitäh. Küsimus. Jõudsime muusikani. Millal sa esimest korda avastasid, et kogu see muusikaskene sind huvitab? Kas meil on nagu muusika üldse hakkas huvitama või muusikaskene? Ma tean, et sa oled õppinud, kui ma ei eksi, sa oled õppinud, kas sa õppisid klaverit või sa tahtsid klaverit õppida? Ma olen õppinud viiulit. Aga sa tahtsid õppida klaverit? Ma tahtsin õppida kitarri. Kitarri hoopis? Ja mul ei lastud muusikakoolis väga veidral põhjusel. Öeldi, et sul on viiul 3. Et nagu halb, et sul on viiul halb, et sa ei õpi kodus. Et sellepärast me ei lase sul kitarri. Siis ma ütlesin, okei, ma õpin ise. Mulle lihtsalt väga meeldis kitarr. Ja mulle ei meeldinud üldse viiul. Aga kuidagi sattus niimoodi, et mul on suhtsed nagu mitte ranged, aga nagu vanemad olid suhtsed, et sa pead nii tegema. Aga kust tuli see suunis üldse, et sa lähed õppima, sa pead muusikakooli minema? Kust see tuli? Vanemad panid mind muusikakooli. Tädi ütles, et pojal sellel Stefanil on kuulmine. Ja... Kõikide 34 trenni vahel ütles, et seal poisil on kuulamine ja saadame muusikakooli. Kuidas see algas? Ma ei mäletagi. See vist algas niimoodi, et mind tegelikult pandi ühte lauluõpetaja juurde, kes oli, või see oli hiljem. Aga mis vanuses? Täpselt sama nagu kool, esimesest klassist. Huvitav selles mõttes, et... Päris raske oli, kui ma ütlen aus. Solfeegiod ja värgid, muusika ajalugu ja need ja kõik see. Siis kool, siis lähed veel sinna, tänna. Aga ma arvan, et kui ma poleks seal käinud, siis ma ei oleks see, kes ma praegu olen.
mis ma mõtlen korra Stefan, Viljandi kool, 1. klass, muusikakool, sa lugesid mulle 5 mingit võitlussporti, mis ajal sa neid asju tegid? Oligi niimoodi, et hommikul kooli, siis koolist otse sinna trenni. Õnneks oli trajektoor selline päris hea, et põhimõtteliselt nagu 1, 2, 3 järjest. Yeah. Ja öösel siis läksin isa juurde, mängisime kabet seal natukene ja siis isaga koju. 9 põhimõtteliselt, 9-ni. Aga sa ei näinud Seal kordagi? oli üks trenn, siis teine trenn, siis oli muusikakoolis päris pikalt. Aga kust tekkis see? Ma püüan lihtsalt aru saada, et sa ikkagi ei valinud sportlase teed, et see judo ja kõik see ei olnud sinu jaoks nii põnev. Kusjuures ma arvan, ma oleks valinud, aga ma ütlen, et igasugune tipptasemel sport on ikkagi tervisele päris kahjulik. On. Ja laulev, maadlev, laulja. Ma ei taha öelda, et ma olen mugav inimene, aga ma arvan, et sport nõuab isegi rohkem pingutust. Võib-olla ma ei olnud nii tulihingeliselt selles nagu, et mulle meeldis seda lihtsalt teha. Ma tean, et sulle väga meeldib laule kirjutada. Ja. Kas sa mäletad, millal oli see esimene hetk, kus sa hakkasid sõnu ritta seadma ja just sellele nagu muusikasse mingeid mõtteid kirjutama? 12 või 11, midagi sellist. Üks tüdruk meeldis. Saatsin talle ka. Kirjutasin sulle laulu. On see laul veel alles? Mul on see meeles. Lennata nii kõrgele, lennata nii kaugele siit, kus meid keegi ei näe. Kas sa oled mõelnud kunagi, et sa võiksidki seda laulda? Ma olin 13, saatsin Taukaril selle laulu. Ütlesin, kuule, tahad? Ja sest ma tean, sulle meeldib laule kirjutada. Väga naljakas nüüd tagant järgi, kui ma vaatan meie vestlust. Täiesti ühe koha peal läks nagu teine vestlus muidugi käima, et vist oli järgmine, ma arvan, ilmselt oli midagi, et kuule, mees hästi panid Eurokal või ma arvan seda. Või varem, ma ei tea. Ja siis seal see jäi lihtsalt rippuma, see mingi väike see loo link ja siis see laul, mida ta ei vasta. Mis tüdruk ütles selle peale? See, kes sulle meeldis? Ei öelnud midagi. Ta ei olnud huvitatud. Ma arvan, ta ei osanud reageerida. Ma ei oskaks ka. 13, 12, mida sa ütled? Meeldib, ei meeldi? 12, sa ei oska võib-olla. Igaüks ei oska oma mõtteid nii hästi väljendada selles vanuses. On mõned sellised noored, vanad inimesed. 13-aastased inimesed on, kes laul kirjutada. Aga mis hetkest sa tundsid, et muusik, ma olin? Vanagi 16. 16, kui me olime sõbraga kuidagi väga Hansuga saime nagu eriti kuidagi hästi läbi. Me tegime kogu aeg koosviibimisi, kutsusime sõpru külla, aga me tegime ikka mussi, kutsusime mingid tüdrukuid külla, tegime ikka mussi. Nagu me olime nagu seal arvuti taga, tegime laule, kirjutasime, mõtlesime igast asja. Ja siis hakkasid mingid kontserdid tulema, siis tuli raha. Siis mõtled, kas me võib, see on nagu, tundus nagu arvutimäng, kui nagu lapse jaoks. Et seda on nii nagu lõbus teha ja samas saad veel raha. Et umbes midagi sellist. Et hakkas nagu hasart tulema. Ja siis, kui midagi tuleb lihtsalt, nagu loomulikult, siis sa paned sinna rohkem rõhku. Näiteks mõnel inimesel, kes on suur jutuinimene, et kui ta läheb raadiosse, sa juba kuuled, ta pole näiteks elus kunagi raadios olnud, teinud midagi, aga ta läheb raadiosse, ta räägib nii põnevalt, kiiresti ja soravalt. Ta on loodud selle jaoks. Mõnel on see lihtsalt. Aga ütleme, et ma korra püüan veel tagasi. 12-13 kirjutasid oma esimese loo, tüdruk ei reageerinud. Mis juhtus? Sa ikkagi nägid seda, et... Ma olen selline inimene, mind ei koti, kui keegi nagu, et kui ma tahan, ma saan. Kõigile lahendamata probleemid on vähemalt 2 lahendust. See oli lihtsalt boonus. Ma saatsin talle laulu, ütlesin, et mis sa arvad? Ta ei olnud midagi, aga järgmine päev saime kokku, rääksime lihtsalt millestki muust, aga see oli siuke nagu, aga minu jaoks oli inspiratsioon. Mis vanuses sa tulid ära Viljandist? 17. Mis sa õppima tulid siia? Tulin Georg Otsa.
või ma tulin 18. Ühesõnaga midagi sinna kanti. Ma tulin mõttega, Otsa kooli, Georg Otsa kool. Tulin mõttega, et ma kogun kontakte. Ma ei tulnud õppima. Ma tulin eesmärgiga, et ma kogun kontakte, sest ma ei teadnud Tallinnas kedagi. Ma olin 2 kuud seal ja siis tulin ära. Georg Otsa koolist. Georg Otsa koolist, jah. Ja sain aru, et minu koht ei ole seal. Ja ma leidsin mujalt. Ma nagu sealt ka mõned inimesed leidsin, aga võib-olla minu ringkond oli nagu teine. Aga Kui sa täna tagasi mõtled, kas sul oleks olnud vaja see kool ära lõpetada või tagasi kooli? kui puht niimoodi mõelda, minu meelest ei ole õige. See ei annaks mulle mitte midagi. Mulle vähemalt tundub nii. Mida vanemaks võib-olla saan, seda rohkem näen, et ma õpin inimestelt rohkem. Nendelt inimestelt, kes mind nagu inspireerivad. Ütleme näiteks, sina oled väga hea kokk ja mulle väga meeldib süüa teha. Ma ei lähe kokakooli, ma ütlen sulle, kas on sul aega, et koos teeme midagi, koos õpime. Et ma lähen sinu juurde. Ma teen kõik, et ma sinult saaks kõige paremat asjad teada. Täpselt sama muusikaga. Kui ma näen, keegi on kuradi ma andekas, siis teeme koos laulu. Siis ma näen, kuidas tema kirjutab, ma näen, kuidas tema teeb. Siis võib-olla mina jagan talle midagi, mis mina teen. Näiteks Sven Lõhmusega. Et meil oli tema vähemalt on öelnud, et tema jaoks oli see väga nagu värskendav ja nagu andis väga palju, et minuga on hea koostööd teha ja täpselt sama oli minul. Et ma näen, et temal on nii palju mulle õpetada ja samas oli temal minult ka väga palju õppida. Et sellised koostööd on ägedad. Julge, sest ma olen sinuga 100% päri, et vahel tahetakse, võib-olla loodetakse, et see kool annab sulle. Julgus peab ikka endal olema. Minna ja küsida ennast natuke võib-olla rumalaks teha, et ma ei tea. Ei, ega see, kui saab, siis saab, kui ei saa, siis ei saa. Keegi teine siis õpetab. Lootsetu optimist. On sulle seda öelda, et sa oled lootsetu optimist? Lootusetu optimist. Mis see tähendab? See tähendab seda, et küll saab. Alati saab. Ja alati saab. Ja. Ma isegi parkimisega tean, et ma saan maja ette alati. Päriselt ka. Kas sa praegu said pargitada? Jaa, mul on maja. Kella panid peale? Ei pannud. Auto peale ei ole kirjutatud Stefani? Et äkki ei puututa? Ma just ostsin endale uue auto ja siis isa küsis, mul oli sünnipäev, küsis, mis sa sünnipäeva kingiks tahad. Ma ütlesin, et ma tahan ägedaid numbrimärke. Nii. Ta ütles, no mis ma paneme siis sinna? Ma ütlesin, no pane Stefan. Aga ta ütles, et see ei ole hea mõte. Pärast pargid kuhugi valesti või siis. Siis me panime S1. Stefan 1. Seal on Soso 1. Sa hästi mõnusalt oled vangerdanud. Ma olen 3 korda küsinud su isa kohta ja sa räägid mulle kõigest muust. Kirjelda oma isa. Minu isa on väga hea isa. Ta on noor isa. Ta oli noor isa. Et on võib-olla paljusid asju, mis mina poleks lapsepõlves nii teinud, aga sellegi poolest on ta olnud väga hea isa. Ta on olnud väga armastav isa, väga toetav, väga julgustav, väga töökas isa ja väga hea pereinimene. See, mis nad seal omavahel emaga tülitsesid ja siukseid asju tegid, see tuleb kõigile ette, see on normaalne. Et mina lapsena muidugi ei taha seda kuulda, aga kui sa hakkasid söögi kohta linnas tegema, siis vanemad olid suureks toeks. Let's go. Ja muidugi. Isa oli isegi esimestel nädalatel oli köögis abiks. Aitas seal, juhatas teisi. Kuna mina ei saanud. See on suur asi, kui vanemad toetavad. Ja... Mina olin saalis, inimestega rääkisin. Esimesed nädalad. Laulsid? Ja huvitav, siis olid just suuremad kassad, kui mina olen. Huvitav küll.
aga mis on see üks komponent või mis sa oled oma isalt võtnud kaasa, kui sa ütlesid, et hea isa oma lastele tahad olla? Mis on see, kui sa suudad selle sõnadesse panna, mis sa oled võtnud kaasa, mida sa oled enda lastele edasi andnud? Mu isa on selline rahva inimene. Ma arvan, et see on olnud üheks eeskujuks, et mulle meeldib ka olla. Et ma tahan, et me oleks nagu ühtne pere. Yeah. Et kui mina kuhugi satun, siis mina proovin alati teha nii, et me oleks üks gäng, üks perekond. Et meil oleks kõigil hea. Et kui keegi siin on natukene kurb nukker, siis me teeme nii, et tema ei ole. Aga isa muusikat? Ja, ei? Isa valmis on laulnud küll. Ütles, et noorena laulis ka. Aga ma ei usu. Aga peres sellist eeskuju ei ole. Ta ei pea rütmiga üks. Peres sellist eeskuju ei ole, mida sina täna teed. Kedagi, kellegi sugusas vaata, kes lavalaududel. Mulle väga meeldis minu vanaisa, kes kahjuks suri liiga noorelt. Tal oli, mis ta oli? Ta oli kingsepp, ta oli kalamees, ta oli äge kuju. Selline suur nagu karu, selline, mitte nagu paks, aga ta oli see Rooma maadleja, tal olid hästi laiad õlad, käed suured niimoodi. Ja ta hoidis väga mind, kuna ma olin esimene laps, kes oli poiss, kuna meil on sugulasi, kõik on tüdrukud. Ja mina olin esimene poiss ja siis tema nagu oli eriti nagu õnnelik, ta tahtis minule kõike õpetada, kalal käimist, kõike seda ja ma nagu tundsin, nägin seda. Et tunnen sellest puudust, et tema ei saanud mind kauem näha ja mina ei saanud teda kauem näha. Et see teeb mind kurvaks. Et ma olen mõelnud alati, et ma tahan olla nagu vanaisa. Kui tema suri, siis vanaema rääkis, et kogu Viljandi oli kohal. Aga vanaisa oli, kes kõigepealt Viljandis selle toitlussariga tegeles ja su isa päris... Vanaisa ei ole tegelenud sellega. Minu isa algatas selle koos emaga ise. Et ma ütleks, et seda toidukohta poleks olemaski, kui minu ema poleks. Ei no, see on kindel. Ema oli tegelikult, ma ei tea, kuidas isa rääkis teda ära, aga ema pani nii mõndagi nii-öelda panka, et raha välja võtta, et alustada seda ettevõtet. Ja naised, kuidas te niimoodi lähete? No, aasta aega on koos olnud ja juba teevad sellist. Absoluutselt. Ma näen nüüd kätt, mikrofon tuleb, üks hetk. Nii kui naistest rääkida, et siis küsimus tekkis enne juba, et ime üldse, et sa elus, eks ole, et sul pead mahe võetud pärast seda, kui sa slõkk edasi sõid, kui naine sünnitama hakkas, sul eks ju kõigepealt see, aga see naisega, nagu sul on need esinemised järjes, sul on seda toimetamist nii palju Pariisid, värgid, Eurovisioonid, kõik igasugused muud asja ka, 2 last, kuidas seda suhet hoiad, kuidas seda naist hoiad, kuidas seda paarisuhet hoiad selle kõige käigus ja sees? No praegu, kui meil teine laps on, see ongi raske, aga ma olen väga hooliv ja hoian väga oma naist. Sest et ma tean, et ta on väga hea naine. Ja ta on väga armas naine, väga toetab. Ja seda asja poleks saanud teha ilma selleta, kui oleks mõistev ja toetab naine. Siis oleks keeruline, siis oleks draama. Ja muidugi mina oskan, kuna ma olen lapsena väga palju näinud, kuidas tülitsevad, siis ma olen üks hetk see, kes nagu lahendab neid asju. Siis mul kuidagi võib-olla, ma tajun inimesi väga hästi, siis ma oskan nagu niimoodi, et tema saab aru, et temal on ka seda vaja. Et mina käin esinemas. Nii et füüsiliselt midagi või siukest konkreetselt välja tuua lihtsalt... Füüsiliselt sa mõtled, et koos viibimist? Jah, konkreetselt, et mis on see mingi tegevusega, kuidas sa seda meeles pead, kuidas sa hoiad, kuidas sa seda... Spa on kõige suurim koos viibimist. Mis veel? Lapsed vanaema juurde. Kui intiimseks sa tahad mulle? See on juba sinu enda, aga see oli päris hea juba. Aitäh, spa. Üks hea nipp, mis ma võin jagada, kui keegi tahab, et pereelu oleks hea, siis ärge jagage oma asju oma emadele, isadele. Ma olen oma naisele ka öelnud, kui meil on mingi tüli, siis ära sina esimese asjana helista emale, ütle, et ema ta tegi nii, ta tegi sedasi. Ja mina ei tee täpselt sama, et me lahendame koos selle asja ära ja liigume edasi. Kui oleks tema helistanud oma emale, öelnud, Stefan tegi nii, siis see ema ei vaata enam mind sama pilguga. Siis tema ütleb, et see poiss
kurat tegi minu tütrele haiget, see kuradi hakkasin midagi sihukest ta oleks mõelnud, nii et minu hea soovitus. Kõik, mis on peres, jääb perre. Kõik mured ja intiimsed asju. Jumala eest, seda üldse ei tohi jagada. See on ainult teie asi. Aitäh. Sest see tundub nii elementaarne minu jaoks, aga vaatad inimesed, see blablabla, minus see. Võib-olla vaata sotsiaalmeedia on ka selline, annab selle platvormi, et inimesed võib-olla liiga kiiresti Inimestele jagavad. meeldib jagada, ma arvan. Võib-olla on see, ma ei tea. Lihtsalt, kui sa tahad, et inimesed tahavad oma elu põnevaks teha. Ja, või näida põnevana. Me elame mulje jätmismaailmas. Kes kõige parem mulje jätab, võidab. Võtan veel ühe küsimus saalist. Nii, sa enne mainisid, et sulle meeldib inimeselt õppida, et inimesed inspireerivad sind. Kes on su elus olnud kõige suurem mõjutaja või siis, mis sul eredamalt kõige rohkem meeles praegu on? Ma ei oska niimoodi üldist ühte inimest võib-olla välja tuua, aga ma arvan, et kui niimoodi ühte inimest välja tuua, see on minu naine. Aga kui hakata niimoodi jupikaupa vaatama, kes on mõjutanud, siis on No, näiteks muusikavaldkonnas. No, viimasel ajal on, ma ütlen reaalselt, kõik need muusikud, kes mind ümbritsevad, igaüks on õpetanud midagi. Praegu pähe tuleb Sven Lõhmus, Stig Räästa, Kevin Nillas, kes veel. Kõik need tegijad, kes igaüks annab midagi. Et aga eeskujusid ei oska öelda. Mul ei ole vist sellist ühte suurt eeskuju, kelle järgi ma teen asju ja püüan olla. Et ma vaatan ka teisi muusikuid võib-olla, mis nemad teevad, mida mina saan paremini teha. Eeskujudest ma arvan, et isa. Minu isa. Minu isa on minu eeskuju. Mis on võib-olla selline meeldejääv seik, mis annab talle selle suure tiitli, kõige suurem eeskuju? Ta on lõbus. Ta on soe. Ta on ootamatu. Ja kõik need asjad mulle meeldivad. Ja siis see tõmbabki mind ligi, et ma tahan ka olla selline. Spontaanne. Mitte see võib-olla kõige rohkem. Soe, spontaan. Soe lõbus. Mind tõmbavad soojad lõbusad inimesed ligi. Kas su isa räägib eesti keelt? Ta väidab, et ta väga ei räägi, tegelikult räägib katkiselt niimoodi küll, aga üks kord, kui mis oli, pulmas äkki oli, meile ütles ka nii armsast, et kõige tähtsam, et oleks armus. Armus oleks, siis on kõik hästi. Kõige tähtsam, et oleks armus. Ja siis korrutab ühte asja 10 korda. Ma arvan, et kõik said aru sellest muidugi. Ja võib-olla see paneb ka su paremini rääkima, kui sa ei muretse nii väga, et mõned lause lõpud ära kaovad. Just keelebarjääri osas. Ja, väga hea küsimus, aitäh. Aitäh. Võtan ühe küsimus veel saalist. Mis on teie arust peres kõige tähtsam? Peres kõige tähtsam. Armus. See on kindel, et armus on päris oluline. Armus kõige tähtsam, muidugi. Meie peres on kõige tähtsam, et inimesed oleksid õnnelikud. Et kõhud oleks täis, kodu oleks soe. Et kõigil oleks hästi. Saad su kõru uuesti öelda, mis meie peres? Mis on nagu peres kõige tähtsam? Kõige tähtsam. Ma võin täpselt peremudel. Õnnelikud. Sinu peres, võib-olla räägime. Ma olen teinud väga paljusid asju vahepeal ja ma üks hetk ütlen, et tuleb teha see, mis teeb sind õnnelikuks. Nii lihtne ongi. Ja ma tahan, et kogu minu ringkond oleks ka õnnelik. Kui sa oled õnnelik, siis sa oled teiste peale pahane. Yeah. Kui sa oled õnnetu, siis sa olegi pahane ja käid pahur, oled kõige peale. Mida sa pargid siia või mingi inimene vaatab sind kurjalt, sest ta on õnnetu. Miks ta peaks minuga pahasti rääkima? Ma naeran tema üle, ütlen, et ära muretse kõik. Pargid tal aia ette.
ei no kui sa oled õnnelik inimene, sind isegi ei koti siuke asi. jah. Jumala eest parkisid, palju õnne. Oled juba. sa lähed ju eest ära, parkisid. Ja. Aga võib-olla laiendades seda küsimust, mis on väga hea küsimus, millal sa viimati nagu väga-väga õnnetu olid? Vaat tavaliselt kontrast läheb kohe paika, kui sa ei saa olla õnnelik, kui sa vahepeal ei ole olnud õnnetu. Siis kui sa oled õnnetu, siis saad aru, ma olin too päev päris õnnelik. Millal ma olin väga õnnetu? Ja mis sa sellest õppisid? Minu peres. Mitte minu. Üldiselt, kui sa tundsid mehena, et tead see nüüd küll hästi ei läinud. Õnne on sul kõvasti olnud mees, 2 kontserdilt jõuad alati laste sündimiseni. Sa oled üks õnnelik mees, aga õnnetu. Jumal tänatud, et ei ole veel olnud sellist olukorda, kus ma tunnen, et ma oleks väga õnnetu. Tead, mis ma korrutan endale kogu aeg? No? Stefan, sul veab. Ma ütlen kogu aeg selle. Ja ma loodan, et üks hetk ma ei ütle, et Stefan, miks sa nii õnnetu oled? Sest ma ütlen endale alati, et mul veab alati. Ma olen õnnesärgis sündinud. Ma vähemalt usun seda, et see mõjutab. No, sa ütled õnnesärgis sündinud, aga päris palju valikuid tuleb teha enne, kui jõuda Eurovisiooni Eestit esindama. Et mina olen ka õnnelik, aga... Selles mõttes, et jah, et ainult sellest ei piisa. Sellest ei piisa. Et sa oled lihtsalt õnnelik inimene, Stefan, et sul on kõik hästi. Muidugi on elu need otsused, mida sa otsustad. Need on need tähtsad asjad. Et elu võib olla nagu jõgi, aga ikkagi need valikud ikkagi määravad ka suunda. Kelle sa valid enda kõrvale? Elu kõige tähtsam otsus. Milline inimene sina tahad olla? Teine otsus. Ja mis sa tahad elus saavutada? Ja kui sul on need paigas, siis ma arvan, muu on siuke väike. No, ja siis tuleb siin hakata tööd alla panema. Siis tuleb tööd teha. Et kõik tegelikult ei ole nii päris nagu lilleline ja lihtne, et selles mõttes, kui sulle midagi meeldib lihtsalt väga teha, siis see tuleb kergemini, aga see ei tähenda, et kõik kukub sinu kätte. Yeah. Et kui sa istud kodus, ütled, ma tahan olla parim laulja, aga ei kirjuta ühtegi laulu, siis esimesed laulud lähevadki aia taha. Yeah. 100 laulu on halvad ja üks on hea. Kuidas see siis ära? Kui ma saadan oma managerile kogu aeg uusi laule, ta ütleb, et see on jama. Alguses ma läksin ülipahaseks. Kurat, kirjuta ise seda. Ja siis mingi hetk ma nagu hakkan, okei, võib-olla ta on liiga kriitiline, võib-olla, aga ikkagi. Nagu, mulle võib-olla isegi meeldib, et ta ütleb seda, et see ei ole hea. Ta ütleb ausalt, see nagu paneb mind käima. Et ma, kurat, mida sa arvad? Ma teen veel parema, ma teen veel kõvema laulu, ma teen veel ilusama laulu. See viis on nii kummitav, see on nii ilus viis. Et nagu pingutama peab. Kui sa annad alla kohe peale seda, kui ta ütleb, see on jama. Kurat, vist on jama küll. See pole minu asi. Siis ei saagi laule kirjutada. Ja. Et ma ei anna alla. Ma arvan, see sport, nagu see kasvatus. Ja. Tõmbame midagi lõbusat nüüd. Millist muusikat teeb Stefan 5 aasta pärast? 5 aasta pärast, ma ei tea, mis hommegi teeb. No mis sa räägid? Kalender ütleb, mis sa teed homme. No, sa vaatad, mis muusikat. Uue toidukoha jaoks on üks läbi interneti koosolek. Ma lähen viinalasside juurde homme. Oi kui äge. Nad tegid mulle sünnipäeva kingi, et nad kutsusid minu juurde kokkama. Et enda juurde kokkama. Väga hea. Kas ma võin ka sulle kingituse teha, et sa tuleb minu juurde kokkama? Endale? Mulle meeldivad elamused, mulle meeldib koos aega viibida, nagu veeta. Yeah. Et ma tavaliselt ütlen, ärge kinkige midagi. Raha tahate tuua, palun väga. Et selle vastu pole midagi, aga kui teil ei ole head ideed, siis ärge... Siis ärge üldse... Ja.
sul on sünnipäev 24. detsembris, tähendab seda, et sul põhimõtteliselt saad ühe kingituse, pool sellest on siis sünnipäevakink ja teine pool on jõulukink. Teeb tigedaks. Ei tee tigedaks, ma olen juba ära harjunud, aga lapsena muidugi. See oli see põhjus, miks sa soovisid, et lapsel ka oleks nii, aga ei juhtunud õnneks. Ei olnud see põhjus, mul oleks hea meel seda võib-olla jagada. Et mul on kellega seda nüüd jagada oleks. Jõuluõhtu ei ole kõige parem. Aga pojal on kurat hea aeg sünnipäev, 19. august. 18 on mingi püha. Mis püha see on? 20 on püha või? Kindel või? Iseseisvus oli taas iseseisvus. 20 on siis jah. No siis peab pidu ja homme on vaba. Vot seda ma mõtlesin. Et edasta, suvel on ilus ka. Talvel keegi tuleb minu sünnipäevale, helistan, et mis sa teed, mis sina teed. Kuule, äkki siin detsembri lõpus saaks kokku või siis okei. Siis Daniel kingib sulle veel, et tule tema juurde kokkama. Mulle meeldib väga süüa teha. Ja. Minu naine kööki ei lähe. Tõsi, kodus ei, Taavi läheb muidugi, aga ma lähen pingesse, kui ta läheb. Vaatan, kuidas ta lõikab seal, näpud kohe tavalt otsast. Aga ta teeb hästi süüa? Muidugi teeb, väga maitsvalt. Ta teeb maitsvaid toite. Ta teeb maitsvaid toite. Maitsvaid Eesti toite. Aga... Hakliakasted, makaronid hakliaga, see kartulivorm. Ja. Täna hoiab, hetkel on ta lastega. Kas ütlesid ka, kuhu sa tuled või lähed? Ta teab muidugi, kus ma olen. Sul on täna esinemine podcastis. Miks ma tegelikult hiljaks jäin natukene oli see, et meil oli vaja lapsele järgi minna lasteaeda. Et see jäi meil planeerimata ja sellepärast. Et kuidas me seda teeme, et ma olin kuskil mujal, tegin tööasju ja siis tema... Ma arvan, sa olid kõik õigel ajal, nii et ära sellepärast üldse muretsema. Võtan viimase küsimuse veel publikust. Mul on hoopis selline küsimus, et mis keeles sa mõtled ja mis keeles sa esialgu laulusõnu kirjutad? Ma mõtlen selles keeles, mis keeles ma räägin. Vanasti ma mõtlesin ikkagi armeenia keeles, siis mingi hetk mõtlesin vene keeles, sest mul ema rääkis minuga vene keeles. Isa rääkis armeenia keeles. Aga nüüd ma tunnen, et ma mõtlen selles keeles, mis ma räägin. Et Maiaga, tütrega ma räägin armeenia keeles, siis ma mõtlen ikka armeenia keeles. Ja. Aga tütar räägib ka eesti keeles? Ta saab aru, ta räägib mulle eesti keeles vastu. Aga kaasaga räägid sa eesti keeles? Jaa, eesti keeles. Vahepeal inglise keeles. Lihtsalt huvi pärast. Treenime. Lubavad inimestele, kes on mitmekeelsed, pikka iga. Ütled ajule väga hea meeldiv konflikt mõelda mitmes keeles. Oled töös? Jaa, ei ole kerge. Tõmbab vahepeal niimoodi lühisesse, et ütled ühe sõna eesti keeles, siis 3 armeenia ja siis lõpuks mõtled, et mida ma just ütlesin. Aga laulusõnad? Kui Liis Lemsalu ütles, et tema kirjutab inglise keeles ja siis hiljem teeb eestikeelsed sõnad, et kuidas sul on? Päriselt või? Mul oli väga raske eesti keeles enne kirjutada. Sest ma nagu ei teadnud, et kuidas sa need sõnu paned eesti keeles kokku, et inglise keeles kõik riimub ju. Aga eesti keeles nii, et see kõlaks veel hästi. Aga ma ikkagi mõtlen, kui ma teen eesti keeles, ma mõtlen eesti keeles. Vist ei ole jah sükast. Kunagi ma mõtlesin ikkagi väiksena, et kui ma eriti eesti keeles tegin lause, siis ma mõtlesin, et see bla niimoodi armeenia keelest nagu, et seal on vahepeal järjekorrad ka. Näiteks jeskes sidumem. On armeenia keeles mina sind armastan. Yeah. Aga eestlane ütleb, ma armastan sind. Yeah. Et see järjekord, et ma vahepeal ütlesin, et mina sind armastan. Aga nüüd ei ole. Nüüd enam ei armasta. Nüüd on järjekord. Nüüd enam ei ütle, ma ei näe sind armastan. Aga jah. Vaata, me jõudsime alati sinna armastus on kõik teemad. Ma ütlesin, et see on viimane küsimus, aga ma valetasin. Üks küsimus veel. Enne mainisid, et sa oled üks kõva toostimees. Siis mis oleks täna toost sinult meile? Publikule toost. Publikule. Ära tõuse püsti. Ei. Mul on see, sa ütled, ma teen vastupidi, mulle meeldib see. Teeme anekdoodi laadse siis natuke. Vabakava. Lihtne eluline. Tunne ennast vabalt.
üks vanamees elas 125-aastaseks. Kogu küla, kõik see mõtlevad, et kuidas see nii kauaks elas, kutsuti reporterid, saatejuhid, kaamerad, kõik tulid kohale, et filmida. Istuvad maha, räägib see vanamees, ütleb et ma ei ole suitsetanud, ei ole joonud, ei ole niimoodi kõrvale läinud, no tead. Ja siis küsivad veel, väga äge, et nii, ütleb, trenni olen palju teinud, maganud õigel ajal, et kõik on nagu korralik ja samal ajal üleval käib mingi korralik nagu tümakas, siis reporterid ütlevad, vabandust, me niimoodi ei saa filmida, et kes seal üleval niimoodi nagu jaurab, et palun, pange kinni, lähevad ukse taha. See vanamees samal ajal karjub. Ei, see minu vanem vend, et andke andeks, ta suitsetab, joob laberda. Et siit on eluline mõte, et meil kõigil on elus antud see, mis meil on antud. Nii et vahet ei ole, millist suures pildis me elame. Et naudime seda, mis meil on. Kui tahad vahepeal üle suitsun teha, no elame üle. Selle öeldud eriseks. Prosit. See toost on nii palju siit läbi käinud, oleks olnud vale mitte seda küsida. Toost. Kas on midagi sellist, mida sa mõtled, kui sa juba siin oled? Mardu, miks sa mul seda ei küsi, sest see on just see lugu, mis ma tahaks jagada. Stefan tahaks ära rääkida hingelt siia podcasti. Kas sa nüüd küsid või sa tahad, et ma ise ütlen? Ma küsingi, et kas on midagi sellist, et mõtled, ma ju tulin ainult selle pärast, et sa küsiks seda ja sest ma andsin sulle ettevalmistuseks ju väga-väga mitte midagi. Sa pole väga küsinud, miks sulle süüa meeldib teha? Armas Stefan, miks sul süüa meeldib teha? Söömine on selline äge protsess, kus sa teed midagi ja siis pärast saab keegi maitsta seda ja öelda, et see oli maitsev. Ja siis sa saad sellist rahul olla, et nii tore. Et midagi, mis mul väga meeldib teha, tekitab rõõmu kelleski. Ja kogu see, ma arvan, see pisik tuli sealt Viljandist. Iga suvi, kui see kogu see möll, see trennid, muusikakool, see kõik sai läbi, siis isa ütles, Stefan Jean, mul on vaja abilist. Ja mina olin kõik 3 kuud seal isal abiks. Tegin grillisin, koorisin kartuleid, olin kassas, teenindasin, kui oli vaja, siis kõike tegin. See oli nagu ülikool, äriülikool õpid, businessit. Ja ma sain seal ägeda, mulle meeldis. Et eks isa ikka lasi võib-olla vahepeal varem koju, lasi vahepeal trenni, Järveääres oli siis taiboks, äge. See nagu värske õhu käes. Aga süüa mulle väga meeldib teha. Ja süüa ka? Ja. Aga süüa ka. Lähme korra räägime. Head toitu. Head toitu. Mul tuleb varsti ju poelettidele tulevad minu šašlõkid. Ise tehtud? Ja. Minu retseptid, kõik minu marinaadid. Lihtsalt toodab keegi teine. Et seda jaoks pean vaja öeldagi. Minu bränd, no kuna ma ise ei jõua seda kõike, lihtsalt kõik on nagu paigas. Minu nimi, minu see, retseptid. Aga kuidas kogu meeskond siin kirjeldab? Oled sa küsinud ka tagasisidet, et kui hea liider ma olen teie ees? Seda ei saa minult küsida. Just, aga no ikka on midagi olnud. Teil ei ole arenguvestlust. Mida te päriselt arvate? Ma mõtlen, kas ma olen hea liider. Ma arvan, kui ma olen jõudnud siia, kus ma olen jõudnud, siis ma pean olema hea liider. Ma olen hea kuulaja. Isegi kui ma vahepeal lasen kõrvast mööda midagi. Ma olen hea kuulaja. Ja ma oskan õige inimese panna õigesse kohta. Nagu mitte selles mõttes, et ütleme, kui sina oled milleski hea, siis ma näen seda. Ja ma panen siin nagu suunan. Ma olen hea suunaja. Ma arvan, liider on natuke teine. Söögikoha omanikun ma olen hea suunaja. Söögikoha omanikun saab ikka vahel tegema ka ju karmi alt. Ei ole ainult see, et oled hea. Et seal on
Seda küll, elus jah. püsimiseks on vaja teha ohverdusi. Seda küll, muidugi. Kui ütleme, üks inimene mõjutab kogu kollektiivi, siis ma võtan ta ette. Naerusuu ja kuulad teda. Ei, mitte selles mõttes, et ma võtan ta ette, et ma nagu loen talle sõnad peale. Ütlen, et mida sa lubad. Ma olen siin näinud, sest saate maastikul tehakse 3 saadet päevas, ma olen näinud sind magamata, väsinud, aga ma ei ole ühtegi karmi sõna kogenud meie koostööde raames. Et huvitav, milline on selline noomiv Stefan? Ikka kurat peab põhjust andma. Ma olen ikka väga rahulik. Ja kui juba läheb käest ära, siis läheb. Ja. Siis läheb. Ei, no ma ei karda selles mõttes öelda, kui mind häirib vähe asju. Aga kui mind tõesti ajab nüüd väga endast välja, kui midagi, siis ma lähen endast välja. Aga kui puhtalt tööliselt, siis ma inimesele ei lähe nagu emotsionaalseks. Aga ma saan aru, et on hetki, kus on vaja lihtsalt nagu natuke nagu ületada seda. Et vahel on selline tunne, et inimene nagu ei reageeri enne, kui see ei tõsta häält või ma ei tea. Arvad, et tegelikult on suva, et ta ei pane tähele või mingi see või mis iganes. Mulle endal tundub... Asjad hakkavad vahepeal juhtuma, kui sa nagu tõstad hääl. Et ma ei kuritarvita seda, aga et ma julgen kasutada seda. Kas sa isana tunned, et sa vahel tõstad kael laste peale või see on see koht, kus sa annad lubad neil juhtuda? Äpardustel? Isana. Praegu on siukses vanuses, kus ma olen tõstnud küll ja ta kompab jube palju. Ja ma tunnen, et see võib-olla mõjub. Ega ma ka ei tea täpselt. Aga asja eest. Et ma nagu püüan talle nagu neid moraalseid asju nagu praegu pähe saada. Et lapsed on siuksed ja siis kui sa nagu stop. Ja nagu natuke nagu kõvema häälega ja ütled seda, siis ta nagu võib-olla natuke rohkem kuuleb. Sa ei tõsta tema peale kätt, aga sul on vaja tema tähelepanu saada, et ta saaks aru lõpuks. Kujutate, kui palju tundeid on selles väikses eriti kui on kange laps, mul on mõlemad väga kanged. Huvitav, kus see tuleb? Nii kanged. Ma tean, et mina olen hea ära rääkija, aga kurat, kus lapsed vahepeal ikkagi testivad siin lõbus. See on minust ilus, selles mõttes, kui äge on, et sa näed, et sa hakkad lihtsalt seda duelli kaotama ja ei olegi midagi ette võtta. Kaotadki. Ei anna alla. Ja temaga ei anna alla. Ja ongi oleme 2 tundi toas ja mina lihtsalt temaga jauran ja ta räägib, aga ma tahtsin basseini minna. Me ei räägi üldse sellest praegu. Nagu, et sa ei löö oma venda. Ma ei tea. Yeah. Saad aru. Sa räägid lapsega, et sa ei löö teda, ta ütleb seda, aga ma tahtsin basseini minna. Nagu kuuled üldse, mis ma räägin. Yeah. Meil polnudki üldse basseinist juttugi. Basseini ei olegi? See ei lähe kuhugi. Yeah. Ei, seda ma ei ütle. Vaata, sa nagu püüad lapsele. Kuuldes sinu seda mõttekäiku protsessi, kuidas sa õpid inimestelt ja sa oled noor mees alles. Eks sul pole veel õrna aimugi, milleks sa tegelikult võimeline oled. Mõtlen, et just kui äge on näha, et üks muusika on lisaks muusikatöödele ka toitumiskoha teinud, mis on ju õpetab äri kõige paremini, ettevõtlust õpetab kõige paremini ettevõtmine, et sa pead midagi ette võtma. Kas sa tunned, et kas sa näed nagu selgemalt oma tulevikuga peale seda, kui kaua nüüd on sul koht avatud? Natuke üle aasta. Ma mäletan, sest oled sellest unistusest rääkinud ja nüüd on see natuke üle aasta avatud ja sa oled saanud tunda neid rõõme ja neid tagasilööke kindlasti. Kas sa tunned, et muusikuna see on siin natuke nagu piiranud või just andnud vabamad käed, et sa tunned, et sa võid julgemalt riskida laulukirjutajana ja kuna sul on nii-öelda üks ettevõte, mis toetab seda protsessi? Eks mul on omad nagu plaanid ja mõtted, mis ma elus tahan teha. Et üks oli see, et alati on vaja varuvarianti. See
me lasime sul valida raamatu, mis on sinu elu muutnud. Üks neist oli söögi tegemisest ja teine oli investeerimisest. Mis põhjusel sa investeerimisraamatu valisid? Kellel on kotis investeerimisraamat? Jagab, keegi, kes jaksab lugeda, siis kuna see ei ole, siis ma arvan selline raamat, mis sa lihtsalt nagu loed läbi ja kõik. Iga raamat on erinev. See raamat on selline, ma arvan, kus sa pead nagu keskenduma. Nagu võtta korra aega, see on õpik, see ei ole raamat. Teine on raamat. Teine sa naudid lihtsalt. Sa võid süüa teha. Kui palju sa vaatad tuleviku mõtted tuleviku peale, sest see on suur sest, sul on valida maailma kõigist raamatust, mis sa oled lugenud, sa soovitasid just seda investeerimist. Kui palju sa ise selle peale mõtled, mis see Stefan siin Eestis veel korda saadab ja millise eeskujule sa läbi selle oma lastele? Miks ma need raamatud valisin? Just. Ma valisin need raamatud, need on need viimased, mis ma olen viimased olen lugenud. Et seda investeerimisraamatut ma ei tea, kas seda sama, aga me teisi loeme niimoodi, et naine loeb ja loeb mulle ette. Mis põhjusel? Te loete koos raamatust? Ma ei tea, ma ei jõua, et ma võib-olla kuidagi, kui tulen koju, siis korra niimoodi, hop. Et ma ütlesin naisele, et teeme nii, et mina teenin raha ja sina mõtle, kuidas seda saaks rohkem teha läbi selle nagu raamatu. Et kuhu oleks hea raha panna. Ja lühidalt kinnisvara. Kõige lihtsam, ilmselgelt. Äriline soovitus. Kui sa ei tea midagi sellest, et alustus on see. Et kui sul on raha, siis pane vähemalt sinna, et see raha ei jääks niisama. Ja mis puudutab toidu kohta, siis ega sellega miljonäriks ei saa. See on pigem hobi. Et kui sa räägid toidust, toiduraamatust või ma näen, et sul nägu käitub kohe teistmoodi. Põhiline raha on mujalt, tuleb ikka laulja. Aga mis selle toidu juures, ma näen, et see tohutu kirg on sul ja ma tean sind eelnevalt ka läbi selle söögi. Mis armeenlastele? Mis tekitab selle nii tugeva selle toidu, mis selle kultuuri taga on? Kas sa tead, mis on siis see, mis on pannud teid niimoodi tundma? Sest kui mul on paar... Meie need maitsed. See on nagu eestlane läheb musta leiva peale või ma ei tea, hapukoore peale niimoodi maitsed. Hapukoor, eestlased. Sama on ka meil need omad maitsed ja meie see juust, Armeenia juust, see meie lavash. Et kui sa mõtled mida, et miks me tuli inglised süüa armastama teha või? Mis on selle rahvuse võib-olla taga isegi, mis sinu teadmised on? Miks te armastate seda toitu nii väga? Meil on see kombeks, kõik armeelased, kõik vähemalt need mehed oskavad grillida. Et see on nagu kuidagi lapsest peale tulnud, et kõik vanemad alati lähevad grillima ja siis mehed kogunevad grilli taha ja muidugi lapsed tulevad ka, et vaatavad ja siis võib-olla keerutavad ka seal varrast, et see nagu tuleb lapsest peale. Ja siis see ka, et see armeenlase nagu imidž, et väljaspool Eestit on, või Armeeniat on ka, et kui kuskil sõbrad lähevad grillima, siis kõik vaatavad kohe armeenlase otsa. Siis ma arvan, sealt tuleb lisapraktika. Et see grillimine on suur osa armeenlastest, see liha. Aga tegelikult, kui te lähete Armeeniasse, siis kuskil mujal maailmas ei ole nii palju maitse rohelisi, värsked baklažaanid, need paprikad, need tomatid, maitsvad tomatid, head tomatid. Võib-olla, kes on, te Armeenias ei ole ilmselt käinud, aga Kreekas või kuskil seal on need tead küll, need Kreeka salatis, need head tomatid. Mitte see, mis meie sööme siin. Plastmassis kahjuks on. No aastaringselt plastmassis. Ja. Mõned võib-olla kirsploon tomatid on natuke magusam. Aga need lihtsalt maitsed inimesed, väga paljud armeenlased seal lihtsalt söövadki niimoodi, et sa vaatad, mida ta lihtsalt tomatit järab. Aga see tomat ei ole lihtsalt tomat. See on seal see tomat on bomba. Lõpetuseks. Need on need maitsed. Lõpetuseks. Tomatitega lõpetama ka. Mina ise võtan siit kaasa see entusiasm ja see, kuidas ma ise mind kõnetab 100% ka see, et kuidas inimestega, kui sa ei tea, küsi spetsialistidelt ja õpi neilt.
see avatus, võib-olla see on eestlasele natuke võõras, mida sa teed, sa teed midagi hästi. Räägi mulle ka. Eestlane ikkagi natuke pigem hoiab eemal. Eks see peab ikkagi olema selline, et sa pead vastu ka midagi pakkuma, et päris nii ei ole, et nagu kui sa niimoodi ütled, et kuidas seda teed või kuidas et see lähenemine on ikkagi selline, et me peame teineteist ikkagi ka nagu hoitama. Enda karakter peab olema nii põnev, et seal on midagi vastu pakkuda. Sul on näiteks, mis sa tahaksid? Mida tahaksin juurde õppida? Jah. Oi, mul on väga palju veel õppida. Ma tahaksin... Ütleme praegu see podcasti värk on, et sul on juba päris palju tehtud. Podcasti maailma arvestades see 37 osa on, vaata, kui sul naisel olid need tuhud, hakkab planeerima. See on alles algus, see on tuhud, et me mõtleme, kus sünnitusmaja asub. Ja nagu sina arvasid, et see võib üle veel minna. Nii et 200 osa, siis ma saan aru, kuidas inimesega üldse võib rääkida ja intervjueerida. Enne seda ma õpin siin sinuga. Aga sul on juba mingi kogemus, see on ka suur kogemus, et ära alla hinde ennast. Mäletad, kui sa ütlesid laulude kirjutamine esimesed 100, ei ole see viisakalt öelda, et see ei ole hea. Ei olegi, jah. Et see järjepidevus on minust üks asi, mis... Ma olen su katse ennast siis. Sa oled hästi öeldud. Et jah, tõsi. Aga... Huvitav 3 ja 7. Need numbrid käivad nii tihti elus ringi. 3 ja 7? Jah. No see oli planeeritud, Stefan. Siin sa oled. Ja ma ei jõua ära tänada, et sa tulid. Sa ütlesid, et sa jäid hiljaks, aga tegelikult sa tulid pool tundi varem. Sest ma teadsin juba ette, et nii võib juhtuda. Aga sa tulid pool tundi enne seda, kui inimesed tulid. Ja mul on ääretult tänulik sulle. Mulle meeldib sinu puhul see, mis on selle One Stage'i ehk selle podcasti idee on ka, et sul ei ole ühtegi täpsustavat küsimust enne, kui sa siia publiku ette satud. Me ei tea, mida küsivad inimesed. See on minu lemmikformaat. See on lemmikformaat. Mulle meeldib, kui mulle ette öeldakse asju. Mida mult küsitakse. Tavaliselt küsitakse, aga sa ei küsinud kordagi. Ma olin natuke mures. Miks ta ei küsi? Ma tahaks öelda, et ei saa. Sa ei küsinud. Sa muretsesid, ütlesid, et ma tundsin, et millest me räägime. Ma teadsin, et sa tead, et sa ei tegelikult ei muretse, aga sul oli see mure. Ma küsisin ainult ühe. Küsisid ja siis sa juba tundsid, et ma küsisin ühe küsimuse, et millest me ei tohiks rääkida ja seda ma küsin alati. Kas on mingi ala, kuhu me ei tohi minna, sest mind ennast huvitab, kui sa tähele panid, ma küsin hästi palju su vanemate kohta. Seepärast, et üks inimene rullub lahti, kui rääkida. Ma nägin, kuidas su silmaiiris muutus, kui sa oma isast rääkisid perekonnast ja oma lastest. Sul on oma sõnad, kuidas seda väljendada, aga sa ikka väga hästi keerutasid ja kui värvikas lugu oli tuhud ja eks see igaüks, kes on lapsevanem, kõik mehed mõtlesid, riskantselt räägib, see ohtlikud piirid olid siin, see oli ohtlik, mis tõest väljendas. Aga see oli nii armas, sa siiralt ütlesidki, et no vaatan, ma olen siin telli, sinust toit pole veel tulnud, et sellest saab, see oli hea naljakas osa. Naine kogu aeg korrutab mulle, et sa jäid esimesele kohtingule hiljaks. Aga ta ootas, ma arvan. Ma arvan, et ta ei hindagi sinu võib-olla täpsust, aga hindab seda, kui suur süda sul on ja kui avatud. Sa paistad alati igas seltskonnas silma sellega, et sa oled kohal ja hoolid. Sa ei jäta kedagi kõrvale ja mind on alati see paelnud ja kui ma hakkasin neid podcast tegema, siis mõtlesin, raske oli sind siia kätte saada, eks ole, aga ma teadsin, et ma sinuga osa teen. Nii et mina olen siiralt tänulik, ma olen tänulik inimestele, ma olen tänulik, kes väga head küsimused olid ja mulle meeldib see eestlaste tagasihoidlikkus, see vaikus, seal on erinevad aspektid, mis meid ju kõiki võlub. Sina ei ole, seda on tunda. Oma ette, kui siin oleks armeenlased, mis siin toimus? Oi. Meil oleks šašlõk, salaat. No, ainult toostid käiksid kogu aeg. Küsimus oleks nii, et rohkem ei küsi. Siin oleks ka üks hästi suure kõhuga mees, kes niimoodi hingab hästi raskelt. Mis ta räägib? Ma ei saa aru. Me oleme stuudiode. See oleks kõik teistmoodi, aga me oleme Eestis, see on Eesti publik ja ma ei ütle tegelikult, meie vaataja kuulaja on see kihvt. Ta ikka julges lõpuks. Eestlane on väga viisakas ja väga intelligentne inimene. Läks 3 minutit ja küsis ka. Ja mis ma oskan sulle veel ilusat head öelda? Kaasa siit. Polegi midagi öelda. Et äge.
mina tänan kõiki. Ma tahan ka tänada teid, aitäh, et mul on siiralt hea meel, et te olete, sorry, ma segan. Stefan. Siiralt olete tulnud kuulama mind, et ma väga muretsesin. Olen juba püsti, Stefan. Kes see viitsib kuulata mind, mis ma räägin, keda see kotib, et mida ma räägin neile ja suur aitäh Mardole, et kutsus mind sellele koosviibimisele. Ägedale, nüüd ägedale mina arvasin, et mina ei taha, sest et mulle väga ei meeldi rääkida, ma tõusen ka siit. Aga sa ajasid mind rääkima, aitäh!